õige, kõik muu asi, kui see palliga ei ole, kõik puhata. Palliga proovi kõik nämaks maata. Väga hea, ta mööda hästi, väga hea, tiiadab kuulda, tubli. Võta pall. Tere Maiko, et oled viimase treeningmängu ja treenide põhjal saanud meie peatreenerilt palju kiidusõnu, et millest su selline hea hoog tingitud on, et on sellel mingi kindel põhjus? No ma ise arvan, et ma olen trennis kõvasti pingutanud ja tõesti üritanud treeneri nõudeid ja soove võimalikult täpselt ja täita, et ma eeldan, et sellest on vast tulnud äkki see kerge kiitus. Väga hea. Ja Maiko, küsimus, mis on sinu hooaja eesmärk? Hooaja eesmärk, kindlasti võimalikult palju mänguaega saada, see endale teenida kindlasti ja loomulikult meeskonna nimel hea koht saavutada Eesti meistrivõistlustel praegu 4. liigas. Mis on hea koht? Hea koht on kindlasti tabeli esimesed 3 vähemalt. Väga hea. Selge. Head treeni jätku sulle, Maiko. Tere Elar, et oled üks pubitreffi kogenumaid mängumehi, et kuidas hindad meeskonda tervikuna ja möödunud nädalavahetuse debüütmängu põhjal nähtud mängupilti, et on midagi, millest jääb veel puudu? Kui hinnata seda, et esimese mängul olid mehed kohal 2 tundi või 1,5 tundi varem, siis on meeskonna suhtumist väga hea vaadata. Et esimesel mängul oli varumehi tükki 5 isegi kohal, sellega täitsa rahule jääda. Ise olin sunnitud mängima kaitses, arvan, et sain enam-vähem seal hakkama. Meeskonna mängust üldpildis, kui vaadata seda videokokkuvõtet, siis sööt jooksis päris korralikult. Üht-teist on veel parandatud, ma arvan, et söötuseks kiiremini lihvima ja selliseid muid asju teha. Väga hea. Ja teine küsimus, et oled tuntud ka kui kõrgklassiline kohtunik Eesti jalgpalli meistrivõistlustel, et kuidas käesoleval hooajal oled oma jalgpalli tegemised ära jaganud, et palju ise mängid mängijana ja palju sind õigusemõistjana väljakul näha võib? No kuna ma see aasta kõrgem tasal ei vilista, siis vilistan nii palju, kui vilesid pakutakse ja siis selle arvelt nii palju ka mängin, et proovin neid siis võrdselt jagada. Üldjuhul on praegu ainult turniire vilistanud ja vaatan, mis läheb. Selge, aitäh Elar ja head treeni jätku. 3 palli veel. Hea tugev pall, hästi! Joon ei lange, joon kollase. Nii, tere Sander. Tere. Et juhendad nii palju, kui võimaldab oma tegemiste kõrvad käesoleval hooajal siis FC Pubitreffi meeskonda, et küsimus, et kas tänaseks on näha arengut alates päevast, mille meeskonna treeningud hakkasid läbi viima ja mida ootad antud hooajal vältel meie meeskonnalt? Arengut on näha kindlasti just eelkõige selle koha pealt, mismoodi mina näeks selle rohkem neid trennides ja mõned mängul ka, mismoodi nagu keskendumine, tahtmine, sellised asjad. Et ma sellele nagu rõhun väga palju, et see on asi, mida saad alati teha ükskõik kui kõrgel tasemel, eks sa mängid sa 8. liigas või 4. liigas, vahet ei ole. Kui sa võtad asja tõsiselt, sa naudid seda asja palju rohkem, sa naudid seda trenni, sa naudid seda mängu. Et selle koha pealt ma kindlasti näen arengut ja nii palju, kui ma kuulnud olen, siis tundub, et kutid naudivad protsessi, naudivad mängimist, see on kõige tähtsam.
ja mis see teine küsimus oli? et mida ootad antud hooaja vältel FC Puvi Tref meeskonnalt? Mina ootan seoses just enda tööga seda, et kuttidele selgeks teha selliseid elementaarseid põhimõtteid nagu kaitsetöö, rünnak, palli hoidmine, väljakul suhtlemine, selliseid nagu elementaarseid asju, mis nagu määravad kõige rohkem, et see minu jaoks nagu see ei määra nii palju, kes see nagu põhikoosseis on või kes varus on või mis formatsiooniga minnakse mängima, just et sellised põhitõed, mis on, ütleme, 4.-3. liigast rääkimata on paljudel Eesti meistriliiga satsidel on nagu puudulikult nii-öelda välja koolitatud, et just nende asjade pealt, kui nendega tegeleda, siis tuleb ka nagu kõige suurem kasutegur, ütleme. Selge, aitäh sulle ja treeningprotsessi jätkamist!